Käesoleva aasta 30. oktoobril täpselt kell 18.00 toimus Hausgaleriis sügisene kunstiklassika auksjon. Järjekorras juba 48. Mutist ei saa pidama on siis meie auksjoni pakkumisel, selle allhind on 27 000 eurot ja kas on meil ostuhuvi siin? Iga auksjon toob endaga kaasa erinevaid meeleolusid, muutusi või uuendusi. 2020. aasta on esitanud meile kõigile mõistagi palju väljakutseid. Ja interneti teel pakkumine tuleb. Meie esimene kunstiklassika auksjon, mis toimus 1997. aastal, on saanud ajas hinnaliseks sündmuseks. Alghinnale 27 000 eurot. Inimesi on siin pakkujaid üldse 3, nii et... Sündmuseks, mis kestab tänaseni ja on liikunud auksjonisaaliga paralleelselt ka internetti. Hausgalerii kasutab oma programmeeritud online auksjoni keskkonda. Platvormi, mis on täielikult Made in Estonia. Ja 2 pakkujat on meil järel siin 31 000. Iga auksjon kaasab endaga alati ette ennustamatuid tulemusi. Ja müüdud. Number 37. Nii ja Rein Kelpmanni naisakt aastast... Ja nii see oli. Meie moodsa kunstiklassikud. Nimed, kes olid tähelepanu all 1980. ja 90. aastatel. Müüdud. Jaan Elkeni vitriin ja teos, mis kannab selgelt oma ajastu peidetud sõnumeid. Vitriin, 1980. aastast pärinev maal Jaan Elkenilt. Ja mina olen Pia Ausmann, Hausgalerii kauaaegne kuraator. Kutsun teid täna osa saama vestlusest kunstnik Jaan Elkeniga. Räägime kaasaegsest kunstimaailmast ja Jaani näitusest, mis on eksponeeritud Hausgaleriis mastaapselt läbi 2 korruse ning kannab pealkirja Koha mälu 3. Jaan, sinu näitus annab hea põhjuse rääkida rohkem sügavuti abstraktsest kunstist. Kui me seda väljapanekut siin 2 koos kujundasime, siis sa mainisid, et sinu abstraktsioonid on läbi selle näituse muutunud nagu rohkem realistlikumaks. Võib-olla on nii, et enda mõtlemine on nagu selgemaks saanud, et on nagu küpsemaks saadud ja tegelikult on see seda abstraktset kunsti, aga seda ju ka õiget moodi, ta ongi vanasti oligi tal nimi ju absoluutne kunst ja ta peeti nagu ikkagi 20. sajandil, kui ta nagu tema põhi selline tulemine oli ja kuidas ta peale teist maailmasõda sisuliselt nagu globaalseks kunstiks muutus, nagu enne popkunsti tulekut oli ka ainuvõimalik kunst, oli nagu läänemaailma, vaba maailma nii-öelda vapikunst, eks ju, New Yorgis ja absoluutselt. Milline on sinu visioon abstraktsest kunstist, mis on arenenud kaasaegses maailmas? Ja siis ta oli tegelikult vanameeste kunst ja ta oli tõesti eakate kunstnike kunst, kes valdavalt olid ka, neil olid tihtipeale juba õpingud Saksamaal ja nad olidki kõik, see oligi kuhu jõuti eksistentsiaalsete suurte küsimuste ja tihtipeale ka emigratsiooni sattunud ja teatud võõrandumine ja see suurlinna elu ja kõik, et ta oli ühtepidi teraapiaga, nende jaoks ka teraapia kindlasti ja ta oli kuhu see ühiskond üle, et nüüd on kõik teatud pidetuse ja ebakindlus, mis tollal võib-olla New Yorki sattunud Euroopa immigranti valdas, et nüüd on tegelikult selline tunne on globaalne ju, nii et me oleme... Põhimõtteliselt see abstraktne kunst nagu tõukus nendest Euroopa immigrantidest, eks ole, nendest kunstnikest, kes sinna asusid, kes selle laine lõid. Ja põhjused selle kogu selle New York School ja see on puhtalt selline ja siis hiljem täis oma kunst oli Ühendriikides siis see popkunst, mis siis nii ida-läänerannikul paralleelselt tekkis. Ja siis ütleme California siis Wayne Thiebaud, kes San Franciscos oli ja peenem mees oli ja rafineeritum popkunsti variant. Tema oskas ka maalida, eks ju. Warhol oli superjoonistaja, aga kindlasti ta ei olnud maalija, eks ju. Aga sellegipoolest, eks ju, et kes lärmi oskas ta teha korralikult. Aga kui nagu
kaasaegsest kunstist nagu rääkida, siis nad tulevad, eks ju, nähtused, nad laienevad, teevad endale ruumi ja mõne aja pärast, kui me neile vaatame tagasi, siis me imestame, et kus see revolutsioon oli, et kus see solvamine oli, et kõik on nii taltsas. Mis seda tulemise hetkel nagu, mida tulemise hetkel rõhutatakse, eks ju. Et kus see ebaesteetilisus on ja kus see nii-öelda väärtuste nii-öelda trampimine väärtustele on ja kus see impressionistid, geniaalne näide. Eks ju, no aga popkunst on samamoodi, ta on ju muutunud selliseks küllaltki siirupiline ja magus, selline ülitaltsas, eks ju, peaaegu selline, ma ei tea, ja Basquiat'i, eks ju, ütleme, kes tuli siis nii-öelda, paralleelselt selle nagu tõi selle hip-hopi kultuuri ja niisuguse trash esteetika ja niisugune graffiti ja tõi selle siis ja kuidas ta Warholiga ristus ja seal tegid ühistöid seal ja Francesco Clemente oli kolmas veel niisuguseid hoopis teise taustaga, aga need mehed tegid nagu ühiste lõuendite kallal töötasid. Kõik põimub kõigega ja olukordasid hinnatakse ümber tagasi vaatavalt. Jah, mul on selline, üks on isegi selline huvitav töö, mul on siin Nietzsche'lt ma leidsin sellise mõttetera, et tulevik mõjutab olevikku, et future influences the present, mul on, kasutan ingliskeelseid materjale, ma saksa keetel oli verstehen aber nicht sprachen. Jaan Elkeni vanemad olid küüditatud Siberisse, kus Jaan ka sündis 50. aastate alguses ja elas seal kuni 3. eluaastani. No ütleme nii, tegelikult, eks ju, on Krasnojarski krais sündinud, nii et võib-olla see, kuni 3. eluaastani võib-olla on need Jenissei äärsed tühermaad sellised Siberi-maastikud. Need on alateaduses, need peavad olema, sest fotode järgi ma ju näen, et ma olen seal käinud ja näinud ja unenägudes nad on juba täiesti olemas. Nii et võib-olla selline link ja nüüd ütleme, teadlikkus elus ei ole enam sinna tagasi jõudnud, aga Islandil oli küll selline tunne, kus ma ka läksin nagu teadlikud, et seda tühermaa tunnet saada ja sellist looduse võimu tajuda. Ma ei tea, kas on hea või halb komme, aga üldiselt ma pildistan mälukaardid täis ja pärast neid kunagi ei vaata. Ma lähtun kõik, mis mul mälus on, et ma seda kõvakätast usaldan võib-olla kõige rohkem ja mis on nagu ära kustunud, siis olgu. Jaan Elkeni näitus Hausgaleriis, mis kannab pealkirja Kohamälu, kaardistab väga mitmeid hetki ka kunstniku enda elust. Ta on reisinud läbi suurlinnade, mida ta on väga armastanud. Siin näitusel on vihjed New Yorgile, Manhattanil, samamoodi San Franciscole, Veneetsia, kunagised reisid Egiptusesse. Ent Jaan Elkeni teostel on ka alateadlikud mälupildid. Ja sellised tühermaad. Näiteks see New Yorgi vaate, mis ma praegu leian seal fotograafilisi detaile, ma uurin seal nagu vaatan, oi huvitav, näed, siin sõidavad autod ja siit läheb see tänav ja Juuse vist on Times Square siin, aga mitte ühtegi fotot ei ole kasutatud isegi tegevuse käigul, hoopis mingid teised impulsid, et pigem selline mingid aistingud, mingisugused rütmid ja üldine ülevustunne, kui juba nii mitmeid kordi oled käinud, siis enam ahaa-tunnet ei ole. San Francisco on ka sisse jäänud, et ta nagu, see oli ka legendaarne unistus, et juba 60-ndatest need laulud ja mis on tegelikult mulle väga korda läksid. Hipi ma ei olnud, aga ma ei tea, valged laiasäärega püksid ema abiga õmblesin ja ema tegi mulle lillelise särgi ka ja see võis olla ikka 68 ilmselt midagi siukest. Lillelist särki me maalilt ei leia, et me leiame lihtsalt... Ei leia, ma kardan, et see kaltsukotis lõpetas, tõenäoliselt pühiti pintsleid ta sisse.
linn lummas mind oma selle valgusega ja selle just need, et kui nii lahe pealt vaadata nagu sealt Bay Area või sealt niiviisi selle linnale tagasi vaadata, siis ta nagu tort on ära viilutatud nagu sefiiritort ja muidugi linna sinnas palub sellised spetsiifilised niisugused Ameerika erkeritega selliste niisuguste rõdudega, mida Hopper on, Edward Hopper on nii-öelda sakraliseerinud või peaaegu niisuguseks legendiks muutunud või nii-öelda kultuuriväärtuseks maalid, nii et nüüd nad on vist praktiliselt juba muinsuskaitse all, nii et need on seal kvartalite kaupa üllatavalt palju ja aga kui kodumaiste paikade juurde tulla ja võib-olla ka kodumaiste piltide juurde tulla, et siis ehk see kajakas on siin sellel näitusel väga selline märkimisväärne, võib-olla ka pisut provokatiivne, nagu sa ise ennem siin mainisid. Ma tegin neid mitmeid versioone, panin selle originaaliga välja, mis on eks ju Kumus või Eesti Kunstimuuseumis ja lihtsalt nagu visualiseerida ja kuidagi nagu didaktiliselt näidata, kuidas kunstniku mõte on teisenenud ja kuidas ta kujundiloome on muutunud ja mille tõttu see on, ega ma ei ütle, et seal on väga palju tahtlikke otsustusi, need on mingil määral on teatud väärtussüsteemi teisenemine ja ma mingid asjad ütlen väga konkreetselt ära, nüüd mul ei ole võib-olla nii konkreetseid arvamusi enam asjade kohta, et ma näen nagu rohkemaid tahke, rohkemaid, see võib-olla nagu üldistusvõime on nagu suurem. Ühesõnaga põhimõtteliselt selle tänase tööga siin sellel Taustgalerii näituselt selle kajakaga pöördud sa tagasi mõneti nagu sellesse perioodi või sellesse kohta, kus sa tegid selle kunagise kajaka? Jah, ta selles mõttes ei ole, ta on lihtsalt nagu pigem nii-öelda aruanne või nii-öelda analüüs sellest, et mis on sellest alles jäänud, et mida ma nagu võtaks praegu kaasa. Et ta on veidike nagu koltunud foto nüüd on, aga samas on tal nõukseid peenust ja detaile ja teatud nõukst rafinaati on tas rohkem minu meelest, et enne oli ta praegu, ma ei tea, minu meelest oli ta 82, oli ta eelkõige poliitiline töö, ütleme ausalt. Jaan Elkeni 1980. aastate algul valminud äärmiselt märkimisväärne teos Kajakas on saanud oluliseks maaliks Eesti kunstiloos tervikuna. Ta kannab endas tolle aja sümboleid, valget laeva, lendavat lindu kui sümbolit vabaduse järele. Mul on ka selline ma ei tea, kas on hea või halb komme, et ma olen väikeseid aforisme hakanud sokutama tööde peale või selliseid sõnumeid, mis on, jah, need sõnumid on, need on sellised, mis mind nagu intrigeerivad näiteks. Kas seda näitust võib mõneti pidada mingi pikema perioodi kokkuvõtteks? Ma ei hakka veel lõpetama, ma loodan, eks ju. Ma tean just, et teemat võib-olla kokkuvõtte lõpetamisest võiks asi väga kaugel olla. Ja ta on, ei tea kunagi, mis plaanid, sead ja tööd plaanid ja saatusel on teised plaanid, aga tegelikult on, ma arvan, et ma tahan nagu sagedust muuta ja täiesti, see eeldab muidugi väljakutseid ka ruumide osas, ma ootan ja tõenäoliselt ma pean järgmise näituse tegema loomalaudas. Et oleks distantsi. Oleks distantsi ja ruumi, et ma tean, et on kunstnikke, kes on õigel ajal, kui need olid 10 000 rublaga või krooniga, 10 000 krooniga olid müügil suured loomalaudad, et sinna panna siis, ma ei tea, puldanist vaheseinad ja teha eksponeerida maale niiviisi. Laudaomanikele üleskutse. Ei põhimõtteliselt ma arvan, et mu tööd väga meeldiks neile. Ma tegin, see oli ka eelmise aasta suvel oli näitus Evald Okase muuseumi katusekorrusel, kus ei olnud enne näitusi tehtud. See oli üks esimesi näitusi, seal oli klaasinäitus kunagi ja siis mul oli see maalinäitus ja seal olid nõuksed hööveldamata lauad lubjatud ja siis otsaseintes olid sellised paemüüri nõuksed tükid ja need maalid olid nendel nii-öelda tõeline trash materjal, veidike korrastamata. Valgustus oli ka improviseeritud, mille me seal ise koha peal nagu tehnik seal leiutas ja mulle meeldis, hirmsasti meeldis, et see kunst oli võib-olla läinud, ta oli nagu, mitte et ta nagu nüüd tagasi läks oma inspiratsiooniallikate juurde,
aga veidike sellest seosed tekkis. jah, seda kenitlemist oli nagu vähem ja ma nagu testisin selle kunsti nii-öelda võimet seal olla, et kas ta mõjus ikka veel kunstina, kui ta on tagasi selles nii-öelda lehmalaudas tagasi, ütleme niiviisi, aga ta oli kunst ja mulle see väga meeldis tunne. Siinkohal täname kõiki, kes meid kuulasid. Lõpetame vestluse meie ühe tuntuima ja märgiliseima maalikunstniku Jaan Elkeniga seoses tema näitusega Kohamälu Hausgaleriis. Looming on ajatu ning Jaan Elkeni teosed sõltumata näitusest alati kaasa kutsuvad. See vestlus saab märkimisväärseks osaks meie koostatavast kunstiarhiivist, et jäädvustada kaasaegse kunsti hääli ja meeleolusid. Mina olen Piia Ausmann. Podcasti autor on Nando Grancelli ja see on salvestatud Hausgaleriis, kus te olete alati oodatud.